Lugupeetavad. Ei, ega ei ole mõtet, niisugust inimesed ei taha, see ongi selline tasna. Hingeldan. Teie ees on Krista, Mai, Ain ja Jaak. Minul on ainsana mikrofon, mina saan öelda, mis tegelikult. Ai, Krista on ka mikrofon. Ma mõtlesin, et tõe monopol on minu käes. Ja tõtt öelda, ise mina tähendab, käisin Käsmu folgile peale, et tingimata kokkukukkumine tahaks esineda. Ja siis Peep tahtis meid panna kirjanike maja õuele, mida me olime ikka tohutu fusion bänd, et ikkagi oleks vaja tohutult merelaval esineda. Merelava on ilus lava. Ja me mõtlesime, me tuleme öösel ja magame siin lava peale, et siis kohe hommikul saab teha soundchecki ja siis minna vahepeal merre. Ja keegi ei tea ju, mis see kokkukukkumine on. See on kokkukukkumine. Ma nägin üleeile unes. Tegelikult ma nägin üleeile unes, et me olime Lennoni ja McCartney'ga Kärdlas. Ja jõime selles vanas rohelises kohvikpoes, viljakohvi. Oli niisugune jahe suve hommik. Tulid mõlemad nagu kortsunud ülikondades, nii nagu umbes sellel ajal, kui Lennon ära kadus. Ja McCartney luges edasist kuulutusi. Ja mõned mul oli nagu tohutu rõõm, et nad on lõpuks tulnud. Ja samas ma sain aru, et on täiesti mõttetu nagu kuidagi nagu midagi öelda, et mis on tore, et te nüüd Eestis olete või niimoodi. See kõik oli kuskil 70ndate lõpus. Ja siis ma üleeile nägin unes, et kokkukukkumine pidi esinema Stenbocki maja terrassil, seal kus häid veine pakutakse ja siis peaminister isiklikult tuli nagu lahke näoga, aga nagu joostes ütles, et ei, siin Stenbocki majas mingit kokkukukkumist ei tule. Ja ütles pressiesindajale, aga kutsume C-Jammi. Aga kokkukukkumine, mina mulgimees ja Ain mulgimees, mulgimehed ikka teavad, et see on ju see, et kus me kolmi kokku saame, kus me kolmi kokku saame, kolmi kokku, maie kolmi kokku. Nelja ütte laula maie, kus me kolmi kokku saame, kus me kolmi kokku saame, kolmi kokku, kukku maie, kolmi kokku maie, kolme kaaga nelja ütte laula maie, nelja ütte laula maie. Püüamegi kokku. Inimestega tuleb rääkida ja me oleme tohutu rõõm, et te tulite meiega sellele keskhommikusele mõtlusele, siia Põhjarannikule, vanasele kaptenite külla. Ja see on selline teistpidi see on, ma ei tea, kas me üldse mingisuguse laulmiseni täna jõuame, aga nüüd asju tuleb selgitada, et inimesed nagu, tõesti mõnikord saavad valesti aru, mis see kõik on. Me oleme kokku saanud ja kokku kukkunud näiteks Ansoori Barcalaia köögis, mis asub Eesti Vabariigi aegses meie reis, kus on palju ruumi. Me oleme kokku kukkunud ja kokku saanud niimoodi Sõmerpalu mõisa suures köögis, Esna köögis ja veel mõnedegi sõprade juures ja niimoodi köögis on tohutult vahva mängida, eriti kui sa saad mängida ja laulda koos tegelastega, kes täielikult valdavad ja kellel on täielik rõõm mängimiseks, et siis sa võid mängida valesid noote ja kõiki laule, mis sulle pähe tulevad. Ja nüüd me lihtsalt proovime seda olukorda tuua keskpäevase päikese alla. Laulame laule, mida on teiste koosseisudega koos lauldud. Ja nii-öelda proovime seda kõike teie peal.
5 minuti pärast 12:30 kõik juba. Ja küll. Sooviksid sa väikest rähmi kintsuga sepikut, topsi-napsiga kukemarjad. Meil on siin loota lootus, piiritu pilvitus, kõrgete rõhkude harjad. Kõigepealt võime me tantsida nõnda, kuidas see põrand ja tuba. Ja küll. Lubad ja näe päike on paistes juba tuuled nagu tõmblevad. Kõik need aegade lõpupeo imelikud kleidid ja lipsud ja kingad ja ülikonnad. Veel mõneks hetkeks, kes soovivad, proovivad, eks siis ära kulunud on nad. Päris kõrgel pea, juuste piiri peal on niisugune tunne, et ei pea teadma, ei tea peadma. Suhme. Kulmukaarte taga salarada otsikse üles. Silmaviskaja, pilgupüüdja, näe haarad kuus jookseb Bertas üle. Ütleks neil, et me võiksime keelega keerata suulaske parajad pirnid. 33 korda valgust võid neilata, enne kui langevad sirmid. Süütute süüdused, pääsud. Oli kord, olukord, onukord, oli kord. Kuuda nüüdki on jäänud broon. Kõigepealt võime veel kanna peal keerata, varvastelt vaadetes alla. Näpistest akendest kumavad kastes, alt rõdude uksed on alla. Kõigepealt võime veel vantsida nõnda, kuidas need tänavad uhad. Jällegi meelde, et sellel ilmal on viis mingi joon. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kui kell kukub, aeg on ümber, on siis ümber su aega. Kõrged valgused, heledad värvid, võtaks vittaksa, sõidaks taevas. Näib olevat 5 minuti pärast üks puhan ja puhas. Hea küll. Sooviksite siis väikest kirgukintsuga sepikut, topsi-napsiga kuremarjad. Meil on siin lootus, piiritus, kõrgete rõhkude naljad.
stage'id hakkavad teostama ja kõik hakati ära. Niimoodi, enne seda järgmist mõtlust, mis on iseenesest keskkooli ajal loetud Pauluse teise kirja korintlastele, teise kirja mälestused ja sellest tekkinud selline mõtluslaul ja selle ette võiks tuua sellise Rootsi seose. Et on suurepärane Rootsi koomik ja ilmselt üks esimesi Rootsi stand-up mehi, kellega ma tutvusin Sofia Joonsi kaudu, kes nüüd just neil päevil Talendid koju raames, selgus, et Rootsi kunnil on ka see programm, et Talendid koju, läks ikkagi Rootsi ja seadus ennast sisse Stockholmisega, aga tema luges mulle Tage Danielsoni valitud vastuseid valitud kirjadele. Ja siis selle hulgas oli, seda võiks rootsi keeles ette lugeda, see rootsi keeles kindlasti veel palju naljakam, on korintlaste vastus Paulusele. Ja see oli niimoodi. Kuule Paulus, meil on siin ilusad ilmad. Võtame päikest ja suhtleme. Sa tundud viimasel ajal kuidagi murelik ja närviline olevat. Ära muretse. Ja teinekord saada lihtsalt jõulukaart. Naljad Rootsi 70-ndatest. Räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglise keeles, teaksin saladust saatuse keeles ja tulevik oleks mul meeles. Teaksin saladust saatuse keeles ja tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse meelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse meelduda.
saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja piirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja piirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ihu tulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ihu tulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannatust üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannaks. See oleks mu rännaku rannaks, siis rand minu raskustest kannakski. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad pinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, nagu keeled kõva kettaile vaovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad, või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need mänguvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need mänguvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära lõnguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära lõnguvad. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd teisesse vaateks tuhm kalvesse, siis aga valgest valgesse. Nüüd teisesse vaateks tuhm valgesse, siis aga valgest valgesse. Jäävusk, lootus ja armastus. Suurim neist kolmest on armastus. Jäävusk, lootus ja armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus. Suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus. Suurim.
meil oli selles mõttes ka hea argument tulla Rootsi teema alt nagu merelavale. Meil on tegelikult ikkagi Rootsi passi. See on rubriigist tütarlapsest sirgub passimees ja Rootsi kuninglikus muusikaakadeemias on juhtunud haruldane intsident. Siin on tunginud üks Saaremaa tüdruk, kes on maailma esimene tüdruk, kellest sirgub Rootsi kuninglikus muusikaakadeemias passimees. See on fakt. Nii et meil on Eesti ja Rootsi kõvemaid passimehi ikkagi. Ja kuna Eesti tegelikult ongi Rootsi, nagu me kõik samamisi teame, siis kuna Mail ei ole mikrofoni, see järgmine lugu on, eelmine oli pöördumine esivanemate poole. Pikemas perspektiivis see lugu, mille nimi on Vaara Unva, mis on Mai vanaema nimi, mis on üks vägev Saare vanaema. Ja see on Mai lugu oma vana temale. Elagu Saare naised! Läbi kõikide põlvede.
sai öeldud, et selle koosseisuga